Tervitused! Aprillikuus püütud särjed Vigala jões siis on nüüd valmis saanud ja kuivasid nad mul seal 3,5 nädalat kokku kuskil, et proovime ära siis, kuidas välja kukkusid. Head näevad välja küll, valgus kumab läbi nagu peab ja nüüd on siis aeg nii-öelda vilju ka noppida. Ma näitan korra ka, kuidas seda vobla on kõige parem endale puhastada, kuidas oleks mugav süüa teda. Et siin on terve kala siis koos sisikonnaga ära vinnutatud, kuivatatud särg. Võtad siit kõhu alt perse poolt kinni. Tõmban niimoodi selle kõhu siit alt ära koos peaga. Seda ei pea kohe veel kõrvale viskama, et kellele meeldib särjemari, et siis saab seda nokkida ka, et kätte jääb koos sabaga siis see selgro osa. Selle koorib siit lihtsalt ära, tuleb see soomus koos nahaga tuleb siit maha ja ilusti. Ja siit keerata niimoodi lahti, et saad selle selgroo siit lihasest kenasti kätte, et no siia saba külge jääb veel seda ka. Ja nüüd on täiesti puhas vinnutatud filee. Korralikud suutäied. Parim. Aga las need särjed nüüd olla, et särjehooaeg on ammu läbi ja teeme siia hoopis ühe hommikuse haugi ahvenapüügi otsa väiksel Sisemaa jõel. Et teine jõgi mul täna ja 30 mai lubab kuni 20 kraadi sooja päeval, mis tähendab seda, et kalapüük hakkab kolima juba vaikselt sellisesse suvisesse režiimi ja vesi on soe, kala on uimane, säästab energiat, et keskpäeval paugutab päike juba lagi pähe, et võtmesõnaks ongi pigem juba selline hommikune püük ja teda võtma saada on nagu keerulisem juba. Noh, minul on niikuinii ta keeruline. Aga sellegi poolest, et muudame siis natuke ka lante suvisemaks ja esimene valik ei olegi džiigiga kuskilt põhjast teda otsida, et proovime ka selliseid 2 käänaku ja sügavamate vaheliselt madalaid lõike popperitega. See peaks ka kõige laisema ja uimasema kala tähelepanu äratama ja siis seda ründama panema, et popperiga püük on minu meelest väga atraktiivne, et visuaalselt see pinnalt rabamine, et see on nagu väga põnev. Aga lähme siis jõe peale ja vaatame, kas need pakuvad haugile tähelepanu täna. Jah, püügimaad on siin ka oma jagu, et ma arvan, et tõttan lasen siit, hakkan alla voolu minema. Tagasitulek on ka suht vaevatu, et see on nii väikse vooluga jõgi. Aga seda püügimaad jah, et vast siin ikka 4-5 kilomeetrit. Näen siin alguses madalas kohe. Proovime korras. Popperiga siis. Vise välja popperiga. Popper teeb korraks sukelduda 2-3 sekundit oodata, kui ta pinnale tõuseb. Et oluline ongi hakata seda pinnalt nii-öelda selliste randmetõmmetega enda poole tooma, et ta siin plätserdaks ja seda vett pritsiks. Ikkagi vaheldumisi proovida, et hommikul võib-olla seal kala ei ole veel nii aktiivne pinnalt, aga kuna siin on jah selline käänak ja sügava mauk, siis džiigiga ka läbi. Ja siis jälle lähme edasi.
kaldal üks kalamees püüdis seal õnge leotas ussi, ei olnud ühtegi võttu. Ma proovisin ka seal korra Texas riigiga, sain ühe võtu kala peaaegu pinnal, et ära ei näinud, mis see oli, aga nii, tuleb üks S-kurv, 2 sügava augu vaheline ala, kus on üks madal, täpselt keskel üks madal, rohusem koht. Vaatame, kas haug on, oi kurat, mis madalas rohu sees äkki juba popperiga üle sealt. ei, haug ei näidanud ennast, aga nüüd olen nüüd on see auk, kus ma olen varem siit ahvenat õngitsenud. Proovime siin väikse Texas riigiga siin. nii, võttis küll, võttis. Opa. Saa aru, kes siin oli nüüd. Ahven tundus küll ilmselt. nii, opa, siit samast. Jaa, haugi nolk. See ta oligi siis. Okei. Haug hoopis. Tegi nalja siin. Nii, oli laksaks. Laks käis jälle. Ei tea, kas on ahvenad ka või ongi siin mingid väiksemad augid. nii, võttis. Ja opa. nii, nüüd jäi. Ja see on ahvenapunn. Käis mitu korda. Väga pisik ahven. Panin siia väikse vihmaussi imitatsiooni, et selle lilla kaani peale jah, üks löök oli päris tugev ja siis oli veel paar võttu. Aga suht laiali tundub olevat, on see ahven, et ta ei ole ühe koha peal. Vaatame, kas rabab seda vihmaussi äkki paremini. Nüüd ei saa minema siit ühe augu pealt. Tekib väike hasart sisse ja siis isegi mingi pisike ahven naelutab siia ühe koha peale. Opa, nii. Kas võttis midagi kobedamat või? Näeks äragi. Aga haug põhjast. Halakas. Hoopis haugikene, jah.
nii võttis, ai kurat, kurja. Noh, offset ju. Siin võiks tava jigiga ka proovida tegelikult. Aga see võis olla pisike. Jah, iga sirge ja käänaku peal tahaks loopida. Kaob see aeg lihtsalt kiiresti käest ja keskpäeval läheb jah päris soojaks siin, et siis tuleb võib-olla jälle vaadata popperile panustada. Kell praegu on 9, juba on üsna soe, aga ma püüan veel jigiga jätkan, et nii, oppa, kurat, petekas enda. Võttis küll, kurat. Ei tea jah, kahtlane värk täna. Paneme selle popperi nüüd äkki siin päeval, kui see päike hakkab rohkem siin lõõmama, siis ma ei tea, see jigiga. Noh, see plätserdamine, pritsimine ei tõmba ka kellegi tähelepanu, et solgutan seda ussikest siin nüüd. Võib-olla mõni ahven luusib ringi. Teeme üle oksa. Üks sügava mauk enne, käin siin väikse vihma ussiga läbi enne. Ai, nägin kala, aga see oli väike haug. Noh, ja nii see püük läheb, et ei ole siin suuri hauge paista praegu. Et ei ole suurt kala näha ja aga ma lõikasin hetkel selle Texas riigi läbi ja püüan nüüd vaheldumisi siis selle pardisabaga, jigiga ja popperiga, et vaatame siis, kas õnnestub emmale kummale normaalne kala ka võtma saada siis. Opa, kurat, võttis uuesti. Mõttetu offset, täiesti mõttetu offset. Okei. Hakkas päris kovedalt vedama ka. Vaatame korra, kas ta pinnast tuleks rabama.
ega midagi, paneme siis tavakonksuga ja kui tõesti tuleb väga risune lõik, no eks peab vaatama jooksvalt siis. Vaatame, kas silla all toimub midagi. Üks poole pealt sain käima, aga mõõdukala korralik on olemas hetkel otsas. Ossa raisk. Ja see läks minema. Okei. Moka otsast oli kinni. Noh, kalale peab ka võimalus jääma. Ja võin ju sinna viske tagasi teha, see sama kindlasti enam. Liiga kaua juba oli otsas. No, ära ütle. Kas nii rumal? No, suuruse järgi on see sama kala ju. Ei ole, pigem on see väiksem. No ei tea. Nii. Vaatame ta korra üle, kas see on mõõdukas üldse. On küll jah, 50. 50, no 55. On kindlasti. Hea küll. Ma lasen selle niikuinii tagasi. Aga selline jah. 50 pluss kotikalaga. Las ta läheb. Täna nagu otsest plaani ei ole kaasa võtta. Võib-olla kui on selline päris kobe tuleb, et mine tea. No ma ei tea, proovime veel korra siis. Äkki on tõesti ühes augus mingi vahega mitu augi. Nii, võttis. See on suurem, jah. See on suurem kala. Tuli kohe. Oi. Ära märgi, jah. Nii. See on juba ilusam, jah. Ai kurat, et ta siin hüpet ei tee. Okei. Nii, opa. No nii. See on juba kobedam, jah. Ma mõõtsin ta ära, ta oli 62 senti ja panen selle kaaluga korra peale siis.
1,4 näitab 60 pluss senti ja 1,4 kilo kala. No hea küll, selle võtame siis ära. Selline tegelane siis tuli. Huvitav jah. 3 viset, 3 kala. Esimesena oli siuke ka täitsa ilus mõõdukala ja tegin, pääses minema, tegin uue viske ja oli jälle otsas, aga siis oli nõksa väiksem. Lasin selle tagasi ja panin 3. viske ja tuligi see ära. Ühes augus siin passivad, aga proovime siia veel paar viset teha. Siuksest kohast haugid keset džanglit. Väga kitsas ja võsastunud. Aga haugile meeldibki. Ja tuli selle sammuse pardiala kummiluti peale, mille ma siin avastasin ja tundub, et muutub siukse jõe peal lemmikuks mul. Ja on näha, et ikkagi pinnast ei võta kala. Vaheldumisi proovinud nii džigiga kui popperiga ja kõik võtud tulevad siis džigi peale, et ta on ikkagi seal. Aga siin ma proovin korra, paneme siin korra popperi ka teele, et natuke keeran ennast, siin proovime kohe siis. Vaatame, mis huvitav auk see siin on selline siis. Kas näitab veel keegi ennast või? Ja proovingi siis, vaatame popperiga korra. Ei tea, kui suur tõenäosus see on, et siin veel niimoodi kala passib. Aga popperil oli vaikus on. Paneme veel ühe viske välja. Aga paneme siis uuesti džigiga sinna. Võimalus ju, et enam ei ole seal kedagi ega midagi. Vaatame, teeme sinna 2 viset läbi ja kui ei tule, siis oletame, et siin rohkem ei toimu. Huvitav jah, aga ikkagi 3 mõõdukala järjest visetega. Ja nendest suurima võtsin ära nüüd. Ja nüüd on vaikus ka siin. See olekski juba liiast olnud, aga see tundub, et mingisuguseid erilisi reegleid ei ole, võtab keset päeva, lihtsalt siin juba ongi keskpäev käes, kell on 12. Ja algul mõtlesin, et popper on see, mis selle päeva võiks päästa täna, aga kas ei ole siis õiged kohad või popperile veel või pigem siis siuke südasuvine teema, aga popperiga lihtsalt oleks ägedam isegi püüda. Aga kui ta seda poppert ei taha ja hoida kogu aeg seda otsas, siis hakkab ka igav, ikka peab proovima vaheldumisi siin, nagu näha. Ei taha seda popperit jah keegi.
jah. Oppa, ossa juudas, ossa raisk. No nii, siinsamas. Ja tõmbasin popperiga läbi mitu korda ja mitte midagi, nüüd sellesama enne paati. Ilus mõõdukauk siin. On, oppa, no ei, no nii, ja siin. On siin all olemas, aga ei saa haakida normaalselt, nii ebamugaval positsioonil võtab siin. No, vaata, viskame siit kaugemalt sinna. Saanud siin normaalselt haakida siis äkki, kui ta siin veel pesitseb. Ai. Ta on seal ja passib, aga egas midagi. On sinna passima jäänud küll, rabas veel siit nüüd eemalt sõin, aga offset konks teeb muidugi oma töö ja ise ka ei suuda ju haakida. Aga huvitav, et miks nad ei taha siis tulla pinda võtma? No ei tea, ei paku see popper huvi talle, jah. Aga vaatame. Pane veidi suurema selle tavalise kumminuti mootori õlitooniga, tavakonksuga. Nii, nüüd võttis ära. Teeb sõitu korralikult. Opa! Hoogipurikas. No, selle võttis päris sügavale. No ja, oppa. Okei. Võtame su kahva siis. Põmaki. No, päris sisse omal selle luti võttis. Aga see on ka siuke alla. Ja see on kui kilone, ma pakun. Kilone. No siuke 55 kuni 57 senti võib-olla. Okei. Lasime vere välja. 2 värsket kala siis. Kaks kala on ikka 2 kala.
aga lõpetan oma püügi nüüd ära ja hakkan vaikselt taarutama auto poole tagasi mõned kilomeetrid sõitu. Ja noh, tundub, et haugi jões on ja ilmselgelt ta eelistas Tšiigi ja sügavamates veekihtides toitus, et oli näha, et ta pinnalt ikkagi ei rabanud. Aga noh, tähtis ongi just katsetada ja proovida. Muidugi oleks äge, et plaan oligi, et just popperiga ka, et tähtis ei ole ju kuidagi kala kätte saada, vaid katsetada erinevaid variante, mis toimivad ja mis meeldiks, aga Tšiig oli jah see, mis hoopis päästis päeva, kuigi ma algul arvasin, et popper on see täna. Aga noh, pikk suvi on ees, ehk jõuab veel katsetada ja selle popperi ka käima kuskil saada. Et näeme siis uuel kalaretkel.